Tere tulemast Musta kassi Taro kanalile. Täna jätkame inglinumbrite tähendustega ja võtame ette numbri 6666. Kas olete kunagi märganud kella vaadates, et seal on tihti samad numbrid, näiteks 11, 11, 15, 15, 17, 17. Või näete autonumbritel samade numbrite kombinatsiooni, näiteks 666, 111, 333. See ei ole lihtsalt juhus. Need on korduvad numbrimustrid, mille kaudu kõrgemad jõud, inglid ja universum meiega räägivad. Inglid on kohal ja tulevad meie tähelepanu millelegi juhtima. Ingli number 666, 6666 on meeldetuletus tasakaalu taastamisest. Number 6 esindab harmooniat, kodu, hoolitsust, stabiilsust ning maise ja vaimse maailma tasakaalu. See number ilmub tihti siis, kui oled liialt muretsenud maiste asjade pärast, nagu raha, töö või kohustused. Inglid tuletavad meelde, et liigne muretsemine röövib sinu energiat. Suuna tähelepanu tagasi rahu leidmisele. See number viitab ka vajadusele luua enda ümber soe ja turvaline keskkond. Hoolitse enda ja oma lähedaste eest, pakkudes mõistmist ja soojust. Selleks, et pakkuda teistele soojust, armastust ja tuge, pead täitma kõigepealt oma karika. Võta aega iseendale, et taastada oma vaimne ja füüsiline energia. Universum ja inglid tuletavad meelde, et nad on teadlikud sinu vajadustest ja hoolitsevad nende täitmise eest. Usalda ingleid. Nad katavad sinu vajadused, kui liigud edasi armastuse ja tasakaaluka meelega. Iga kord, kui tabad end negatiivselt või ärevalt mõttelt, teadvusta seda ja lase minna sellel samal ärevusel või negatiivsel mõttel. Tee enda ümber korda oma ruum, kodu, töönurk või suhe, et energia saaks vabalt voolata. Keskendu tänulikkusele. Tänutunne väikeste igapäevaste asjade eest aitab tuua mõtted tagasi olevikku ja tõstab sinu sagedust. Selle sagedusega ongi nii, et mida kõrgem on meie sagedus, mida kõrgema sagedusega me vibreerime, seda õnnelikumad me oleme. Et tõstke teadlikult oma sagedust, jalutage looduses, käige spaas, puhake, lülitage välja need negatiivsed mõtted. Ma tean küll, ma ise ka vahest muretsen asjade pärast, kuigi mina tean, kui kümneid aastaid on inglid mind aidanud absoluutselt igast olukorrast välja, siis mina küll ei peaks enam muretsema. Aga ma olen inimene, eks minagi vahest mõtlen, kuidas saab. Saab küll. Alati on saanud ja saab nüüd ka ja ma olen täiesti 100% kindel, et inglid aitavad mind ka siis, kui ma mitte ühtegi numbrit ei näe. Mina muidugi näen väga palju numbreid, ma näen neid pidevalt. Et ma tean lihtsalt seda, et inglid on kogu aeg minuga, aitavad mind, kuulevad mind, aga inglid ei saa meile kõrva karjuda, nad saadavad meile märke. Tihti ei pane me neid tähele, sest oleme liiga hõivatud oma mõtetega. Mõtleme tööle, kodule, millele iganes ja ei näe, mis meie ümber toimub. Vaadake siis avatud meelega enda ümber ja märgake märke, mida teile näidatakse. Need märke on tegelikult igal sammul. Ega seda numbrit 6666 ei olegi nii väga lihtne märgata, aga ma arvan, et see sõnum, mida inglid selle numbri märgiga meile saadavad, on väga oluline meile tegelikult ka ilma seda numbrimärki nägemata. Just see, et taastage tasakaal ja ärge muretsege liialt. Rääkige inglitega, nad tegelikult ka kuulevad meid. Inglid ei saa inimeste ellu sekkuda, kui inimesed ise neilt seda ei palu. Nii et paluge ingleid ja tänage tõesti. Tänage iga väikese asja eest, kas või selle eest, kui päike paistab. Tänage selle eest, et teil on täna leib laual. Soe kodu, riie seljas, armastav perekond, terved lapsed,
ma ei tea, õnnelikud, mis iganes koduloomad. Teil on nii palju, mille eest tänulik olla. Mina ka vahest mõtlen, et mul ei ole seda, teist ja kolmandat, unustades ära selle, et olla tänulik selle eest, mis mul on. Mul ei ole mitte millestki puudu. Kõik, mis mul eluks on vaja, on mul olemas. Ja ma olengi iga päev selle eest väga tänulik. Olge teie ka ja kohtume järgmine kord.